tuleb meile Treppo ja Sahvrist Age Viimsalu rääkima ja tegemist on siis natuke selles mõttes erakordse esinejaga, et tema ise ei ole põllumajandustootja. Ja kuna enne on siin ka juba räägitud, et nii ühest kui teisest vaatevinklist, et kas kogu siis tsükkel ise ära teha või siis anda võib-olla midagi siis kellegi teise kätte, et siis see on selline mõttekoht kõikidele tootjatele, et kas alustada ise väärindamist või lasta kellelgi teisel seda näiteks teha. Ja enne, kui ma lasen nüüd Age siia rääkima, ma palun kõikidel Zoomis muuta enda nimed ees- ja perekonnanimeks, et kuna kõik need toredad esinejad ja inspireerivad mõtted jõuavad teieni tänu toetusele, PRIA toetusele, siis on väga oluline, et ees- ja perekonnanime oleks seal märgitud. Nii, aga Age, palun! Aitäh, Kelly! Tere kõigile kuulajatele! Minu nimi siis Age ja Treppo ja Sahvri perenaine. Ja võrreldes siis kõikide eelkõnelejatega on minu roll nagu hoopis teistmoodi, et meil on väike perefirma ja meil ei ole talu ja meil ei ole maad, me ei kasvata loomi ega saadusi, et me olemegi siis täiesti puhtalt ainult väärindajad, et paneme purki kõikvõimalikke erinevaid marju, puuvilju, juurikaid. Ja oleme seda juba teinud juba 12 aastat. Aga võib-olla kõige algatuseks, kui saab, ma panekski käima ühe väikese video, mis tegelikult sellise kiire tutvustuse meie tegemistest annab ära. Meie ettevõte sündis 2012. Olin sel ajal just väikeste lastega kodus ja tegelikult see idee meil midagi ise teha oli Tõnisega juba ammu, aga ei olnud seda õiget asja veel leidnud. Ja kuna ma olingi väikeste lastega kodus ja siis ikka küpsetasid ja tegid ja siuke gurmeenlus on meil ka nagu ikka kogu aeg sees olnud ja siis kuidagi sealt hakkas tulema. Minul tuli sibulamoos ja Tõnisel tuli tšillikaste ja järsku ühel hetkel olidki 2 ideed purgis. Ja siis andsime maitsta ühele ja teisele ja siis kutsuti esimesele sellisele väiksele müügile ja siis vaatasid, et see on, et maitseb inimestele, et no teeme siis rohkem ja nii läkski lahti. Meie valmistame erinevaid kastmeid ja moose. Nii lihadele kui juustudele, nii särtsakaid kui vähem särtsakaid. Tooted on meil juba hulga üle 20, algavad teravatest ja lõppevad magusatega. Teravamad lähevad muidugi lihadele, kanadele, kaladele ja magusad juustudele. Üldiselt toitu ennast ei ole vajalik üle maitsestada. Selleks ongi olemas kastmed, mis annavad nüüd selle lisaväärtuse. Särts ja vürts Eesti moodi. No nii, selline väike tutvustus siis, et tegelikult on vahel endal ka päris hea üle vaadata, et kuidas see asi siis alguse sai ja mismoodi kõik läks. Aga kas ma saan seda edasi vajutada? Aga ja ühesõnaga nii ta oli, et siis aastal 2012 me alustasime ja siiamaani me tõesti toimetame kahekesi, et ei ole omale abilisi kedagi veel appi võtnud, et see ongi tegelikult meil puhtalt täiesti enda valik, et miks me ei ole ka kasvanud, et meie eesmärk ja meie siht ei ole tegelikult kunagi olnudki kasvada nagu selliseks suureks tööstuseks ja siin Põltsamaale või Felixile või kellegile kandadele astuda, et tahamegi jääda ja plaan on ka tulevikus jääda selliseks väikeseks pereettevõtteks ja see ongi puhtalt täiesti meie elustiil, et me oleme tegelikult 24/7 Treppo ja Sahvri perenaine ja peremees. Et tänaseks, või kui siit nüüd vaadata meie tooteid, et siis valikus on meil, nagu juba videos ka oli öeldud, et meil on just kastmed ja moosid ja me oleme püüdnud selle enda, selle väikse nagu eristuse, et millega me siis kõigest sellest, mis turul pakutakse, eristume, ongi, et me paneme sinna mingi väikse kiiksu juurde, et suuresti on see siis midagi teravust või särtsu või siis mingit sükest vürtsi, et ta oleks natuke teistmoodi, et puhtalt täiesti puhast maasikamoosi meie valikust ei leia, kuna neid pakkujaid on juba niigi ja palju, kuigi tegelikult küsitud on, et võib-olla isegi võiks ka seda täitsa teha.
aga kui nüüd sellest algusest veel rääkida, siis et jõudsimegi selleni nagu heade asjade kokkulangemisel, et ajastus oli õige, perefaas oli täpselt õiges kohas sel hetkel ja kuna me olime tegelikult juba pikalt nagu ise ka mõelnud, et me tõesti midagi teha tahaksime, siis jõudsime selle õige hetke ära oodata, et see kõik meie juurde nagu ise tuli, see idee ja kõik see, kuidas asi nagu alguses käima läks. Ja siis muidugi sealt need esimesed eduelamused, et kui sind kiidetakse ja öeldakse, et nagu maitseb ja kõik on tore ja kus te teete ja kas saab veel ja no mis see siis muu ikka tiivustab, et sealt ju saad selle hoo sisse ja nii ta käima läks. Et ja kui nüüd rääkida võib-olla, et mõned sellised raskused, mis meil võib-olla nagu kõige rohkem seal tee peal on üks on kindlasti hooajalisus, et meie tootmine on hästi hooajaline. Meie põhiline kõige kiirem tööaeg on, ütleme, alates kuskil septembrist kuni siis jaanuari keskpaigani ja seda mitte sellepärast, et siis on nagu kõikide marjade või saaduste valmimise aeg, aga seda just sellepärast, et siis on nagu meie toodetel kõige suurem müügiedu, kuna meie klientideks on hästi palju ka ettevõtted, kes võtavad jõulupakkidesse kingitusi ja poodide müügid suurenevad ja inimeste rahakotid suurenevad sel jõulueelsel perioodil. Sest ütleme nii, et jah, et see hooajalisus ei ole siis mitte sellest, et marjad valmivad, sest et me valmistame tegelikult oma tooteid suuresti külmutatud marjadest. Ja külmutatud marjadest just sellepärast, et esiteks on siis marjad kindlasti kõige paremal hetkel ära korjatud ja ära külmutatud, ja teiseks sellepärast, et niimoodi me suudame hoida seda ka nagu seda kiiret liikumist ja teha seda just täpselt nii palju kui vaja. Et meil ei ole laos tuhandeid purke näiteks ühte pohlamoosi või sibulamoosi, et me tegelikult toodame hästi optimaalselt. Maksimaalselt võib-olla ongi seal kuskil 100-150 purki ühte toodet korraga laos. Et me teeme suuresti nii, et kui tuleb tellimus, kui tuleb suurem tellimus, siis me valmistame selle ja ütleme niimoodi sellised poodide liikumised, me oskame ikkagi juba selle 12 aasta jooksul juba enam-vähem nagu prognoosida, et kui suured need võiksid tulla ja kui palju me siis korraga valmistame. Et see on kindlasti nagu ka üks pluss, miks me oleme suutnud nagu hoida seda, et me siin täna peale 12 aastat ikka veel elus oleme ja ei ole vahepeal selliseid suuremaid tagasilööke tulnud. Ja teine põhjus ka see, et me oleme küll teinud enamustele oma toodetele siin 9 ja 12 kuu säilivuskatsed ära, aga paljudele paneme ikkagi peale 6 kuud või siis 9 kuud ja seda ka just mõttega, et me ei taha, et see poeriiulil seisaks seal 12 kuud või 1,5 aastat, et ikkagi muutub värv, muutub konsistents, kuskil võivad ka sildid ära pleekida või võivad kortsu minna või koledaks minna. Et samamoodi ütleme alati ka kauplustele, et pigem tellige vähem, tellige tihedamini, me oleme hästi paindlikud, toome kauba kohale ja niimoodi nagu on see rotatsioon nagu kiirem ja see ei jää kuskil riiuli peale seisma. Ja samamoodi selle valmistamise poole pealt ka, et me ei varu ka suuri koguseid omale lattu ka toorainet, et me tegelikult nagu hästi optimaalselt vaatame, mis need kogused on, mis me tellime. Meil on väga head partnerid, kes meile toovad külmutatud kauba otse ukseni või siis on ka osalised asjad, mis on ka värsked. Ja niimoodi me samamoodi suudame nagu hoida selle liikumise kiire ja ei teki laojääke, ei teki midagi, et läheb kuskil halvaks, peame ära viskama. Mingisuguseid selliseid asju ei teki. Nagu öeldud, siis tootevalikus ongi juba üle 20 toote. Seal on valik on lai, teravad, magusad, soolased ja vedelamad ja paksemad ja moosid ja kastmed ja nii edasi. Ja valmistame siis aastaringselt ja külmutatud marjadest. Et mõned ka pildid ka meie tootevalikust. Et kui nüüd rääkida veel nendest raskustest võib-olla, et mis meie teele nagu selle aja jooksul ette on tulnud, siis võib-olla ma kõige rohkem isegi nimetaksin meeskonna puudumist. Ühest küljest on küll hästi positiivne, et me oleme kahekesi, et me saame ise oma asju nagu mõelda ja teha ja me ei pea kellegi eest nagu vastutama, me ei pea kellegile aastaringselt tööd pakkuma. Et teemegi täpselt siis, kui vajadus on ja kui endal ka nagu see õige aeg on. Aga
aga see tähendab seda, et meil ei ole inimesi, kellega nõu pidada, meil ei ole sellist nagu tiimi, sul ei ole kellelegi ühtegi ülesannet ära delegeerida. Sa tead, et sa pead täpselt ise tegema, keegi sinu eest midagi ära ei tee, sa tegeled turundamisega, tegeled raamatupidamisega, tegeled tootmisega ja kõikide nende etappidega, mis siis selles töös ette tulevad, et see tegelikult ühest küljest on nagu pluss, et sa oled kahekesi ja toimetad täpselt nii nagu jõuad, aga teisest küljest on see tegelikult ka nagu miinus, et ma ise varasemalt olen ka ikkagi töötanud meeskondades ja see meeskonna tunnetus ja meeskonna ja tiimitöö on tegelikult nagu hästi palju annab juurde. Aga millega me siis võib-olla kõige rohkem seda puudujääki kompenseerime, on see turustamise pool, et me ise hästi aktiivselt käime laatadel, käime messidel, käime ottidel, käime erinevatel sellistel välimüükidel. Et see küll moodustab tegelikult suhteliselt väikse osa meie nagu kogu müügist, et ütleme kuskil circa ainult 10%, aga see vahetu suhtlus, millest tegelikult ka eelnevalt juttu oli, et sa tegelikult oskadki ise ikkagi oma kaupa kõige paremini müüa, see täiesti peab paika, et oleme ju ka mõelnud, et kas raisata seda aega jälle sinna mõnele laadale minekuks või teha midagi muud, aga sa ikkagi ise kõige paremini pakud oma toodet, sa oskad rääkida selle sünnilugu, valmimise lugu, kuhu ta sobib, kuhu teda sättida. Kindlasti on väga häid müügiinimesi, keda ka palgata. Aga ikkagi kuidagi see enda lugu seal taga ja juba need kliendid, keda sa seal teisel pool letti kohtad, need on, sa juba tunned paljud näo järgi ära, nad on püsikliendid, nad tulevad rõõmuga su juurde, ütlevad, et oi, kui tore, ma teie pärast siia laadale just täna tulingi. Siis on nii suur rõõm ja see on see tunnustus, mida me saame klientidelt ja mida meil tegelikult on nagu hästi vaja, sest et kui sa kuuled, et inimesele maitseb ja ta tuleb tagasi, siis sa saad aru, et järelikult ma olen õiget asja teinud see 12 aastat, et me niisama ei keeda siin neid kastmeid ja moose kokku, vaid et see päriselt läheb inimestele korda ja nad päriselt hindavad seda. Et see on nagu hästi positiivne osa sellel laatadel. Ja et selles mõttes ma nagu soovitan, et kui on nagu just sellised alustavad ettevõtted, kes alles otsivad oma kohta ja oma seda turgu nagu kasvatavad, et kindlasti on need välimüügid hästi hea koht, kus alustada, sest sealt sa saadki tõesti selle kõige otsesema tagasiside oma klientidelt ja kuuled, mis neile meeldib, mis ei meeldi, mida võib-olla parandada, mida muuta, mida kindlasti niimoodi jätta, et kaupluses on see toode lihtsalt riiuli peal ja ta on nagu anonüümne, et inimesed ei saa seal maitsta ja inimesed ei saa seal kommenteerida ja et selle poolest on kindlasti see otseturustus nagu hästi hea kanal. Loomulikult mul on seda lihtne rääkida, sest et mul on purgid, ma panen nad letile, ei lähe hästi, korjan nad letid kokku ja panen järgmine kord jälle, eks, et oluliselt raskem on seda teha kindlasti piimatootjatel, jogurtitootjatel, lihatootjatel, et see niimoodi nendele võib-olla ei toimi. Aga nendel, kellel see võimalus on nagu seda lihtsamalt teha nagu meil, et nendele ma kindlasti soovitaks. Ja ütleme, et see on ka see koht, kus sa omale tegelikult nagu kliendibaasi kasvatad, et kui siin oli eelnevalt ka juttu just nendest jaekettidest ja et me oleme ka ju tegelikult päris paljudes poodides oma toodetega sees. Selle 12 aasta jooksul me oleme olnud väga paljudes poodides sees, just ütleme väiksematest poodides. Ma arvan, et enamus talupoed, mis on Eestis sellel perioodil sündinud, enamustel nendel me oleme korraga riiuli peal olnud. Aga sellest on vähe tolku, et sa sinna riiuli peale saad, et see toode peab seal riiuli peal ennast tõesti ka maha müüma. Ja kui sul ei ole väiketootjal võimalus seda telereklaami osta, siis kuidagi moodi sa pead jõudma, et täna on ka see sotsmeedia ju minu meelest nii keeruliseks tehtud, et sa ei teagi enam, kellele su reklaami näidatakse või ei näidata. Et siis on ikkagi see kõige parem enda klientuuri kasvatamine käib läbi selle degusteerimiste, maitsmiste, otsesuhtluste ja kõikide selliste kanalite. Et selle poolest julgen nagu hästi soovitada, et ei tasu nagu peljata või karta, et sinna laadale nagu minekut. Et see on nagu hea. Siis et kus me siis oleme veel müügil, ongi need jaeketid, et kui nüüd rääkida nendest jaekettide sissesaamisest, siis
tõesti, ütleme, et on mõned poed ju, kellega on väga lihtne väiketootjatel asju ajada. Ma kindlasti tooksin välja Tallinna ja Tartu kaubamaja. Minu meelest on nemad ideaalsed, samamoodi kui väiketootja alustab, võtke nendega ühendust, nemad on valmis katsetama, proovima, väga avatud uutele toodetele ja ei ole ka keerulisi lepinguid. Suuremate poodidega kindlasti raskem, enamus ju siit on, kes juba varem kõnelesid, on selle tee läbi teinud ja on seal väljas, aga väiketootjad võib-olla, kes alles tahavad saada, siis Rimi talutoidab kindlasti väga hea koht ja Selver on pigem selline, kes rohkem Eesti väiketootjaid vastu võtab, et võib-olla jälle imelik on öelda, aga viimasel ajal ma olen selle peale nii palju mõelnud, et miskipärast tuleb tunnistada, et see COVID oli ka paljude asjade jaoks ikkagi väga positiivne, et kui sa kuuled, mis sellel ajal kõik alguse said, kes kuidas oma ärid õitsema lükkas või käima lükkas ja mis uued ideed tulid ja et sellises keerulises olukorras neid nutikaid lahendusi tuli ikka väga, väga palju. Ja COVID-i ajal oli ka Selver see, kes ju avas tegelikult oma uksed väiketootjatele ju palju lihtsamate tingimustega, et ei tulnud sõlmida väga ahistavaid lepinguid ja samamoodi saime ka meie siis selle COVID-i perioodi ajal Selverisse sisse. Väga hea partner on meil Juustukuningad, kellega me oleme nii nende algusajast kui meie algusajast koostööd teinud. Põhimõtteliselt nemad alustasid turul paar kuud enne meid ja kui alustasime meie, siis ka kohe võtsime ühendust ja oleme tänase päevani väga, väga hästi nendega koostööd teinud. Väikestest talupoodidest ma juba rääkisin, et samamoodi kui on järgmiseks muuseumipoed, et kui on tooteid, mis sobivad turistidele, siis kindlasti tasub ära kasutada muuseumipoed ja turistipoed, näiteks lennujaamad või Viru tänavad, et seal on ka ikkagi seda potentsiaali müüa on, aga seal tuleb siis ikkagi nagu hästi läbi mõelda, et mis see toode on, mis turistile sobib ja võib-olla ta vajab natuke teistsugust pakendit kui pakendamist ja pakendit kui Eesti turul olev toode, et see lihtsalt nagu pannagi ennast turisti seisukohta või mõelda, et mida sa ise välismaal käies nagu ostad, et natukene see lähenemine peab olema natuke teistmoodi. Ja siis laadad, millest ma pikalt juba rääkisin. Ja ettevõtted on meil ka nagu hästi suur valdkond ikkagi meie müügikäibest ja et me just jõulude eel müüme, tuleb ka mingitel teistel perioodidel ikkagi selliseid nagu suuri tellimusi, on siin mingid laadad või sünnipäevad või firmaüritused või sellised suuremad ettevõtmised, et siis ka pöördutakse ja see on ka hästi tore, sellepärast et kuidas need ettevõtted on sinuni jõudnud ikkagi jälle tänu otsesele kogemusele. Kas nad on maitsta saanud või neil on varem kingitud või mis iganes. Ja siis, kui nüüd veel turustamisest rääkida, siis ma võib-olla korra tooksin siin välja veel selle Oti teema, sellepärast, et ma olen nüüd ise seotud siin viimased 4 aastat jälle tänu COVID-ile. Seepärast ikkagi COVID on ikkagi natukene tõi positiivseid asju ka sisse. Et kui see COVID siin algas, siis oligi ju kuidas nüüd öelda, et hakkas igav. Kuskil käia ei saanud, suhelda ei saanud, et see ring oli kokku kuivanud ja siis istusin köögilaua taga ja mõtlesin, et mida teha. Ja said siis kiirelt mõned telefonikõned ja mõned mõtted ja alguse sai meil Laulasmaa Ott, mis on tänaseks, ma ütleks, et ikka väga hästi sisse saanud. Me oleme nüüd esimene aasta küll katsetasime terve aasta, aga saime aru, et see ei tööta, et Laulasmaa on ikkagi nii suvituspiirkond ja nüüd me oleme siis toimetame ainult suvel, maist oktoobrini hooajaliselt. Meil on iga reedel, meil on circa 15-20 kauplejat, valik on väga lai. Meesi, liha, kala, juurikad, puuviljad, küpsetised, hoidised, väga palju. Ja ma ütleks, et ka päris mitu tootjat on tegelikult sealt ka omale tuuletiibadesse saanud, võib-olla natukene suuremaks oma asja ajanud, natukene laiendanud, haaranud veel teisi Otte. Et see jällegi on selline ideaalne koht, kus oma esimesi samme teha, kus leida omale see enda ümbert, see enda klient. Ja seal sa kindlasti suure tõenäosusega kohtud ka potentsiaalsete järgmiste tulevastega suuremate klientidega, sealt võivad isegi vahel läbi alutada mõned jaekettide esindajad, et see täiesti nagu tasub mõelda. Ja muidugi, mis on Otiga üks asi on, et kui nüüd Ottide peale mõelda, siis on hästi palju Otte kindlasti, mis on oma tegevuse lõpetanud ja mis on välja surnud. Et Ott nagu iga muu asi tegelikult vajab nagu hingega lähenemist ja vajab toimetamist. Et seal võiks olla eesotsas inimene või inimesed,
kes sellega tegelevad ja kes sellele iganädalaselt ikkagi nagu hoogu ja jõudu annavad ja siis ta toimib ja siis on nagu kõigil potentsiaalne võimalus seal müüa ja saada tulu. Nii, aga aitäh! Palju jäi rääkimata, aga jõuab teine kõrgel. No järgmine kord, aga meil on veel tegelikult siin peale lõunat paused, kus on võimalik ka veel oma siis rääkimata jäänud asju öelda. Aga võib-olla üks kiire küsimus, et kui hästi Eesti tarbija võtab vastu uusi maitseid, et kas ta pigem tahab osta mingeid vanu lemmikuid, a la Pohlamoos jõuludeks või ta on ikkagi väga valmis ka uusi asju proovima? Tegelikult on täpselt niimoodi, et kui sa oled seal laadal leti taga ja kui sa selle inimesega nagu otse saad suhelda, siis nad ju tahavad absoluutselt uusi maitseid, nad tulevad iga kord ja küsivad, ohoo, mis teil seekord uut on? Ja siis mõtledki, et no ma ei tea, seekord, et vaatame, et siis me oleme ikka teinud ka aega, või tegelikult me ikkagi päris tihti teeme uusi tooteid ka, et nad tegelikult tahavad ja nad otsivad uut maitset, aga samas meil on tootevalik nii lai ja me oleme tahtnud juba aastaid seda natuke kitsamaks teha, mõned tooted välja visata. Sa jätad ta võtma, sa saad, ma just sellepärast ju tulin, see on mul lemmiktoode, ma tahan ainult seda osta, siis kuidas sa saad selle välja jätta, et tegelikult ei saa, et ühest küljest me küll otsime kõik mingeid uusi maitseid ja me tahame kogeda midagi uut, aga samas me oleme oma nendele maitsetele ju truud ja need on meile turvalised ja me tahame tegelikult neid süüa. Ja kui rääkida nüüd nagu poeletist, et mis seal poes müüb, siis ma siin ütleksin just vastupidi, et poeletil on väga raske müüa tegelikult ikkagi täiesti sellist nagu omast arust teed mingi uue ja mingi väga ägeda asja, siis selline tundmatu asi nagu poes ilma selle jututa juurde, ta ikkagi tegelikult ei müü, et näiteks näide kas või tikrikaste, laadal ma müün teda väga hästi, ta maitseb mul ennast, ma räägin tast ka kirglikult, sest ta mu enda lemmik, aga poes, ütleme see tikrikaste nagu inimestel, et see oli vanemal, oli mingi tige happu kissell kuskil keldris, et seda ma küll ei osta ja maksan veel selle eest nagu nii palju raha ka, et nagu kindlasti mitte. Ühesõnaga tarbija koolitamine ja vahetusuhtlus tarbijaga on see, mis ikkagi siis uusi maitseid ostma paneb. Aitäh sulle, Age! Aitäh!